No ütleme, ma olen filmindusega ka ennem kokku puutunud, aga see, mis praegu kokku tehtud oli, fantastika. Siin ei ole lihtsalt isegi sõnu, sellepärast et sellist elu, mida need mehed on läbi elanud ja ellu jäänud, avanenud ja ütleme, võitnud sõnadeta lihtsalt. See on sõnadeta ja kuidas see on kokku pandud kõik nagu, no see kogu see kamanda, kes selle kõik kokku on pannud, see on ka fantastiline lihtsalt. Mis sind ennast võib-olla kõige rohkem üllatas? No mind üllatas see, et nagu ütleme see, et nii julgelt nagu tänapäeval juba saab ja võib tuua kõik need materjalid nagu esile, ütleme, ja siis iseenesest see, kuidas ütleme, need kaadrid on veel alles jäänud, mis on kunagisest ajast, kus nad noored olid, see oli nagu ka fantastiline, see mind üllatas väga, ütleme. Kas sina tunned vendasid, urbisid isiklikult ka? Ma tean neid mõlemaid ja tunnen, aga Tarmoga ma suhtlen rohkem, jah. Tarmot ma tean paremini. Mis sa arvad, kas nende vendade urbide päris olemus kumassid ekraanilt läbi? Kindlasti kumas see läbi, jah. Just see Tarmo olemus nagu ja kuidas ta vabalt niisama räägib ja me suhtleme Tarmoga ka vaimsetel teemadel nagu ja see tema olemus, vaba siuke olek ja kõik sellest nagu läbi käinud, kui ta on selle läbi käinud, nagu see oli sõnadeta lihtsalt, ma ütleks, see on fantastiline. Kuidas sina ise 80-ndaid aastaid mäletad, kas see oligi nii, nagu siin filmis kujutati või sul on mingi omamoodi arvamus või mälestus? No põhimõtteliselt ta oligi nii, aga mõnes mõttes isegi veel hullem, ütleme nii. Ja mis sa arvad, kellele sina seda filmi soovitaksid? Soovitaksin seda inimestele, kes on elus magama jäänud, ehk siis suluseisu läinud, siis nad saaksid aru, nagu ma arvan, kui nad seda filmi näeksid ja võib-olla nad ärkaksid üles ja saaksid aru, et tegelik elu on see, et tulebki edasi alati minna.